Iraani kõrgetasemeline juht kiirustas Hiinasse, et arutada kiiret väljapääsu sõjast, kuid sai Pekingis sõnumi, mida Teheran ei oodanud. Veelgi suurem surve kriisi lõpetamiseks, mis juba ohustab naftat, laevu ja Hiina majandust. Sellel kolmapäeval 2026. aasta 6. mail saabus Iraani välisminister Abbas Araki Hiina pealinna, püüdes otsida poliitilist kaitset, majanduslikku toetust ja läbirääkimiste võimalust Iraani ja Ameerika Ühendriikide vahel. Kuid Hiina, Iraani nafta suurim ostja, andis selgelt mõista, et soovib turvalist mereteed, toimivat kaubandust ja mõttetu sõja lõppu, mis on hakanud kahjustama ka Pekingi huve. Iraan lootis leida liitlase, kes oleks valmis Washingtonile lõpuni vastu astuma. Ta leidis külma, kalkuleeriva suurvõimu, keda huvitavad eelkõige tema enda laevad, rafineerimistehased, eksport ja energiajulgeolek. Arakisi viha paljastab nurka surutud režiimi, mida survestavad Ameerika sanktsioonid, rünnakud merel, majanduskriis ja kasvav isolatsioon. Teheran püüdis muuta Hormuzi ülemaailmse väljapressimise relvaks, kuid hirmutas hoopis Hiinat, ostjat, kes hoiab suure osa Iraani majandusest püsti. Nüüd hakkab reis, mis pidi näitama jõudu, hoopis nõrkust paljastama. Iraani välisminister lahkus Teheranist, et otsida diplomaatilist hingamisruumi, kuid kuulis Pekingist, et kriis peab lõppema, sest Hormuzi sulgemine mõjutab ka Hiinat. Nii et surve kandub teisele poole. Lisaks sellele, et Iraan seisab silmitsi Ameerika Ühendriikide survega lõpetada see revolutsioonilise kaardiväe mõttetu sõda, peab ta nüüd tegelema ka omaenda partneri nõudmistega, kes ei taha maksta hinda sõja eest, mille revolutsiooniline kaardivägi on loonud Pärsia lahe südames. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Nüüd tahad kindlasti olla kanali tellija, et olla jätkuvalt hästi informeeritud. Reaalajas teave parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alves News. Abbas Arakshi ei läinud Hiinasse tavalisele reisile. Ta läks, sest Iraani režiim on nurka surutud. Iraan ründas kaubalaevu, ähvardas laevade läbipääsu, provotseeris Ameerika Ühendriike ja muutis Hormuzi majanduslikuks pommiks. Aga seesama väin on eluliselt tähtis Hiinale, kes sõltub Lähis-Ida naftast, et oma tööstust töös hoida. Reuters teatas, et sõda Ameerika Ühendriikide, Iisraeli ja Iraani vahel põhjustas ajaloolise šoki ülemaailmses naftavarustuses, ohustades otseselt Hiina energiajulgeolekut. Ehk siis Teheran püüdis kasutada Hormuzi relvana maailma vastu, kuid tabas ka Pekingi rahakotti. Just siin ilmneb Hiina kalk reetmine. Hiina võttis vastu Iraani välisministri. Hiina säilitas diplomaatilise kõnepruugi ja rääkis läbirääkimistest, kuid nõudis ka normaalse ja turvalise liikumise taastamist Hormuzi väinas. Iraani jaoks kõlab see kui toetus. Tegelikkuses on see aga surve. Peking ei taha näha oma tarnijad kukkumas, kuid ei soovi ka, et see tarnija sulgeks kraani, mille kaudu liigub oluline osa energiast, mis käitab nende majandust. Iraan kiirustas kaitset otsima, kuid leidis eest Hiina, kes muretses eelkõige laevade ja nafta pärast. Kohtumine toimus Pekingis vahetult enne Donald Trumpi planeeritud visiiti Hiinasse, mis oli kavandatud 14. ja 15. mail. See detail suurendab kriisi kaalu. Trump soovib arutada Iraani küsimust otse Xi Jinpingiga, samal ajal kui Washington avaldab survet Hiina pankadele ja rafineerimistehastele, kes ostavad Iraani naftat. Ameerika Ühendriikide rahandusministeerium on juba seadnud sihikule Hiina rafineerimistehased ning Hiina valitsus vastas ebatavalise sammuga, käskis Hiina ettevõtetel mitte järgida Ameerika sanktsioone. Ameerika sanktsioonid 5 rafineerimistehase vastu, keda süüdistatakse Iraani nafta ostmises. Nende hulgas on ka Hengli Petrochemical, millele USA kehtestas sanktsioonid miljardite dollarite väärtuses Iraani nafta ostmise eest. See ongi see punkt, mis muudab Arakshi diplomaatilise põgenemise veelgi tõsisemaks. Iraan vajab majanduslikuks ellujäämiseks Hiinat. Reutersi andmetel ostis Hiina üle 80% Iraani laevadega eksporditud naftast aastal 2025. Ilma selle ostjata kaotab Iraani režiim raha, kaotab hingamisruumi ja kaotab võimaluse oma välisoperatsioone toetada. Seetõttu ei läinud Iraani välisminister Pekingisse ainult vestlema. Ta läks sinna selleks, et püüda hoida režiimi peamist majanduslikku alust,
ajal mil Ameerika sanktsioonid ja meretõkked hakkavad Teherani kaela pitsitama. Kui Arakshi otsis toetust, teatas Trump ajutisest pausist vabaduse projektis, Ameerika operatsioonis, mis loodi selleks, et aidata kaubalaevadel sõjalise kaitsega Hormuzi väina ületada. Pausi põhjendati katsega anda ruumi kokkuleppeks Iraaniga, kuid surve ei lõppenud. Reuters teatas, et Trump ütles, et on saavutatud suur edasiminek kokkuleppe suunas, kuid tegi ka selgeks, et Ameerika blokaad jääb jõusse. Teisisõnu, Washington peatas edasiliikumise mõneks päevaks. Aga ta ei eemaldanud selle surve põhjust, mis seisneb rünnakutes. Ameerika Ühendriikide sõjaministeeriumi pressikonverentsil kinnitas kindral Dan Kane, et alates relvarahu väljakuulutamisest on Iraan tulistanud kaubalaevade pihta 9 korda, hõivanud 2 konteinerlaeva ja rünnanud Ameerika vägesid rohkem kui 10 korda. Ta ütles ka, et üle 22 500 meremehe on lõksus rohkem kui 1550 kaubalaevas. Kaubalaevad Pärsia lahes ei saa liikuda. Inimkriis ilmeb eelkõige neis kinnipeetud meremeestes ja blokeeritud kaubateedes. Kindral väitis, et Iraan ründas samuti kord Omaani ja 3 korda Araabia Ühendemiraate, sealhulgas rünnakud Fujairah'i naftaterminali vastu, mis väidetavalt tõrjuti. Ameerika väed väidavad, et nad kasutasid mereväe MH-60 ja maaväe AH-64 helikoptereid, et neutraliseerida kaubalaevandusele suunatud ohte. Ameerika sõnum on otsene. Iraan võib rääkida läbirääkimistest, kuid tema sõjalised jõud jätkavad piiride kompamist merel. Seetõttu kannab Araksi pöördumine Hiina poole poliitilise meeleheite hõngu. Teheran soovis kasutada kriisi ülemaailmse väljapressimise vahendina. Kuid kui Hiina mõistis, et tema enda energia, eksport ja stabiilsus on ohus, Iraan pidi kodust lahkuma ja abi otsima. Välisminister läks Pekingisse, öeldes, et Iraan aksepteerib ainult õiglast ja laiaulatuslikku kokkulepet. Aga tegelik olukord näitab midagi muud. Režiim tahab aega võita, vältida uusi sõjalisi lööke ja takistada oma suurimal naftaostjal Ameerika sanktsioonide eest taandumast. Hiina mängib omakorda 2 laual. Ühelt poolt blokeerib ta Ameerika sanktsioonid Hiina rafineerimistehaste vastu, et kaitsta oma suveräänsust ja säilitada juurdepääs Iraani naftale. Teiselt poolt palub ta, et Hormuzi väin oleks taas avatud, sest ta ei soovi, et revolutsiooniline kaardivägi muudaks lahe kaubanduse jaoks mustaks auguks. See on Pekingi kalkulatsioon. Iraan võib olla kasulik partner Washingtoni vastu, kuid ta lakkab olemast kasulik, kui ta ohustab energiat, mis toidab Hiina tehaseid, sadamaid, laevu ja eksporti. See vastuolu seletab, miks üldse räägitakse reetmisest. See ei ole avalikus kõnes välja kuulutatud reetmine, see on huvide reetmine. Iraan lootis automaatset kaitset, kuid Hiina keskendub omaenda laevadele, omaenda lepingutele ja omaenda kohtumisele Trumpiga. Kui Peking ütleb, et Hormuzi väinas tuleb taastada turvaline läbipääs, surub ta Teherani läbirääkimistele. Kui Washington ähvardab teiseste sanktsioonidega, sunnib see Pekingi valima, kas kaitsta Iraani lõpuni või säilitada oma majanduslik side ülemaailmse süsteemiga. Ajalugu näitab, et mereteede sulgemine ei lõpe peaaegu mitte kunagi hästi nende jaoks, kes püüavad kasutada väinasid poliitilise relvana. 1967 aastal sulges Gamal Abdel Nasseri Egiptus Teherani väina Iisraeli laevadele, isoleerides tundliku marsruudi ja teravdades kriisi Iisraeliga. Mõni päev hiljem sattus piirkond 6-päevasesse sõtta. Õppetund on lihtne. Kui riik püüab muuta meretee survemeetmeks, lahkub probleem tavapärasest diplomaatilisest sfäärist ning liigub jõu, majanduse ja strateegilise ellujäämise valdkonda. Teised riigid õppisid samuti, et võimsatele liitlastele lootmine ei tähenda blankotšeki saamist. Põhja-Korea on ajalooliselt majanduslikult sõltuv Hiinast, kuid Peking vaheldab toetuse, surve ja kontrolli vahel, kui Pyongyang ähvardab loobuda. Venemaa, olles lääne sanktsioonide all, müüb energiat Aasia partneritele, kuid peab leppima allahindluste, keeruliste marsruutide ja kasvava sõltuvusega ostjatest, kes mõtlevad eelkõige oma huvidele. Venezuela otsis välisabi, kui tema majandus kokku kukkus,
kuid avastas, et liitlased nõuavad samuti poliitilist hinda. Iraan astub nüüd samasse koridori, palub abi, kuid leiab eest Hiina, kes kaalub hoolikalt iga sammu. Nüüd peab järgmine samm tulema 3 suunast. Esimene on läbirääkimised Ameerika Ühendriikide ja Iraani vahel, kaudse vahendamisega ja Trumpi survega kokkuleppe saavutamiseks. Teine on Hiina positsioon, kes võib aidata Teherani läbirääkimiste laua taha suruda, sest ka tema kannatab suletud Hormuzi väina tõttu. 3. on revolutsioonilise kaardiväe käitumine, kes võib iga edasiminekut saboteerida, kui jätkab rünnakuid laevade, naabrite ja Ameerika vägede vastu Pärsia lahes. Lõppkokkuvõttes on keskne fakt otsene. Hiina suhtleb endiselt Iraaniga, kuid ta on juba selgelt öelnud, et ei taha sattuda Teherani provokatsioonidest põhjustatud sõjakahjude keskele. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev hästi kursis tõese infoga. Uudiste lingid on video kirjelduses. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.